Nii, tere, tere, tere! Ma loodan, et mind on ilusti näha ja kuulda. Võite märku anda, kas kõik kuulevad ja näevad mind ikkagi. Anname veel mõne minuti aega, kuni inimesed kogunevad ja siis juba vaikselt alustame. Mhm. Nii, aga selge, et alustame siis, et tundub, et kõik ilusti töötab, äh, täna siis täna vähemalt siiamaani tui-tui tehnika on minu poolelt, nii et loodame, et see kuni selle tänase sessioonini peab ilusti vastu, sessiooni lõpuni peab ilusti vastu. Ja siis saame näha, kas teeme ka teinekord selliseid asju, peangi tunnistama, et selline formaat on minu jaoks täna täiesti uus formaat. Tavaliselt me teeme selliseid ettevalmistatud webinare, aga täna siis proovime natuke teistsugust lähenemist ehk teeme siis laivina seda. Ja kindlasti ootan teie tagasisidet ka, et kas heli on hästi, kas pilt on hea ja mida võib-olla järgmine kord paremini teha. Noh, miks sai otsustatud selline nii-öelda lähenemine, on lihtsalt see, et inimesed nagu ikka vahepeal scrollivad sotsiaalmeedias ringi ja siis saavad ühineda hea nii-öelda sisuga, kui see neile huvi pakub. Ja loomulikult seda ka on võimalik järgi vaadata, nii et päris mitu nii-öelda komponenti koos ja see live toimub siis nii LinkedInis kui ka Facebookis, nii et saate siis, kes iganes, kus siis nii-öelda vaatab ja kui vaja, siis saab ka nii-öelda keskkondi vahetada. Aga siis millest me täna räägime? Täna me räägime siis dünaamilisest riskianalüüsist. Paljudele see võib-olla on tuttav, paljud on kuulnud seda võib-olla terminit, täpselt ei tea, mis see tähendab ja kindlasti on meie seas ka neid inimesi, kes on sellel teemal eksperdid isegi. Miks mina sellest teemast siis täna rääkida tahtsin, oligi peamine põhjus selles, et ma ise olen täheldanud, et Eestis pigem riskianalüüse koostatakse sellise ühe suure dokumendina ja pigem on see selline dokument, mis tavaliselt nii-öelda tehakse ära, pannakse sahtlisse ja selle eesmärk on rohkem, et kui tuleb mõni kontroll või siis on näiteks mingisugune tööõnnetus on juhtunud, et siis see on justkui see tõendusmaterjal, et kõik on nagu kas olnud hästi või te olete mingisuguseid nii-öelda ohutegureid ka siis märganud või mitte märganud. Dünaamilise riskianalüüsi eesmärk on rohkem ennetamisel või ütleme siis ka, et tema nagu lähenemine on rohkem proaktiivne ja mis minu võib-olla mõte ka on see, et miks ettevõtted väga ei taha neid riskianalüüse teha, ongi see, et see klassikaline riskianalüüs on väga pikk, väga mahukas. Inimesed peavad eraldi omale võtma aega või siis seda teenust sisse tellima, et omale see riskianalüüs teha. Et dünaamiline riskianalüüs on selline kiire, hõlmab ainult mingit teatud sektorit ja seetõttu on dünaamiline riskianalüüs nii-öelda noh, nagu nimigi ütleb, dünaamilisem. Aga et mitte liiga palju siis juba siin ette ära rääkida, siis jagan või on mul ette valmistatud ka väike presentatsioon ja kuidas me siis selle tänase esitluse siis üles ehitame. Nimelt
Kõigepealt ma räägin natukene dünaamilisest riskianalüüsist, mis see siis on, kes seda tegema peaks, kuidas see välja näeb ja nii edasi. Ja siis ma näitan ka natuke seda, kuidas siis Vitsas on võimalik siis seda riskianalüüsi läbi viia. Et Vits on täna ehitatud siis selliselt, et oleks võimalik nii riskianalüüsi siis dünaamiliselt läbi viia kui ka teha ühte suurt põhiriski analüüsi nii-öelda. Nii, aga loodan, et minu presentatsioon on ilusti nähtav ja lähmegi siis vaikselt teema juurde. Et kõigepealt natuke ka endast, et kellega kohtunud ei ole. Tean, et siin on väga palju tuttavaid inimesi ka juba, aga kellega kohtunud ei ole, siis minu võib-olla taust ongi siis peamiselt töötervishoid ja tööohutus. Olen sellest selles valdkonnas nüüd juba üle 10 aasta julgelt tegelenud ja täna siis olen Vitsa asutaja ja tegevjuht ja see Vitsa nimi võib kõlada paljudele väga selliselt intrigeerivalt, aga et tegelikult Vits siis tuleneb sõnadest virtuaalne töökeskkonna spetsialist ja kindlasti ei ole mõeldud see mingi karistusvahendina, vaid tegelikult rohkem selleks, et oma tööd efektiivsemalt korraldada. Ja kes teavad ettevõtet nimega Riskianalüüs OÜ, et täna on ta siis nimega Protect OÜ, et selles ettevõttes olengi peamiselt alguse saanud ja oma peamised kogemused ka kogunud. Alustasin seal tavalise siis töökeskkonna spetsialistina ja minust siis lõpuks sai selle ettevõtte tegevjuht. Lisaks siis olen ka koolitaja ja täna olen või ütleme siis omandan ka magistrikraadi siis Tallinna Tehnikaülikoolis Digital Health õppekaval ja mul on vaja ainult magistritöö kirjutada ja minu magistritöö teema tegelikult hõlmab siis neid selliseid aktiivsusmonitore, need vist uue moodsa nimega kutsutakse neid ihuraalideks, aga et kõik need kellad, sõrmused, mis siis mõõdavad inimese erinevaid siis tervisenäitajaid, et kas nende kasutamine võiks olla võimalik töötervishoiu näiteks visiitidel. Ja kindlasti, kui ma selle ükskord valmis saan, siis ma jagan neid tulemusi ka teiega, et olen ise tegelikult väga põnevil sellest teemast. Aga et minu missioon üldse töötervishoius ja tööohutuses ongi pigem siis, et ma tahaksin, et kõik ettevõtted liiguksid sellega rohkem sisulisemaks, et ei mõelda töötervishoiust ja tööohutusest kui bürokraatiast, kui paberitest, kui Excelitest, kui nõuetest, mida on vaja täita, vaid töötervishoid ja tööohutus on tegelikult ju oma olemuselt oma töötajate kaitsmine. Et me tahame, et meie töökeskkond hoiaks meie töötajaid, et nad oleksid terved, et nad läheksid koju oma perede juurde, nad oleksid rõõmsad, neil oleks energiat, et oma nii-öelda eraelu ka elada, et töötervishoiu ja tööohutuse poole pealt me ei tohiks nagu mõelda selle peale, et meil on mingi seadus, mida me peame täitma. See seadus ja selle täitmine on vajalik selleks, et kui on keegi, kes siis väga nii-öelda kuritarvitab oma töötajaid, et me saaksime millegi alusel nad vastutusele võtta, aga et tegelikult see nii-öelda see teema iseenesest on ikkagi midagi väga palju enamat. Ja eks see ongi põhjus, miks sai loodud selline platvorm nagu Vits ja Vitsa mõte ongi eelkõige see, et kõik, mis puudutabki sellist võib-olla rohkem bürokraatiat, et see saaks kuidagi efektiivsemalt lahendatud, et kõik dokumendid oleksid ühes kohas, et ei oleks vaja neid kaustasid ja Exceleid ja pabereid igalt poolt taga ajada. Ja mäletan enda nii-öelda ajaloost päris mitu ettevõtet, et kui läksin neile külla, et aidata neil asjad korda teha ja küsingi, et kas teil on juba midagi olemas, siis on ikkagi mitu korda mulle öeldud, et kas on mingisugune veeuputus toimunud, kas need on kuskil kadunud, onju, aga et tegelikult jällegi rääkides sellest, et me tahame küll sisuliselt asju korda teha, aga et ikkagi meil peavad mingid jäljed maas olema, et me asjadega tegeleme. Ehk siis need dokumentatsioonid ja kõik sellised tegevused on olulised, et need mingisugune ikkagi jälg oleks olemas ja seetõttu siis Vits saigi loodud. Ja loomulikult jah, Vits aitab ka siis ka üldiselt töötervise ja tööohutuse protsesse, mis on igapäevased, näiteks juhendamine, näiteks intsidentide raporteerimine, selliseid asju ka siis digitaalselt ja kiiremini lahendada.
ja noh, ongi, et kui me nüüd vaikselt edasi liigume, siis me lähemegi ühe teema juurde, mis ongi siis dünaamiline riskianalüüs, et mida mina ka siis väga toetan, et ettevõtted võiksid liikuda rohkem dünaamilise riskianalüüsi poole, mis ei tähenda muidugi, et seda klassikalist riskianalüüsi ei peaks olema. Klassikaline riskianalüüs on ka ikkagi olemas, aga see dünaamiline riskianalüüs on see, mis tuleb siis kõik mis on siis nii-öelda selle klassikalise riskianalüüsi peal. Ja mis see siis täpsemalt on, et dünaamiline riskianalüüs on siis praktika, mis võimaldab töötajatel endil või siis vastutavatel töötajatel riske identifitseerida, hinnata, otsustada, kas tööd jätkata või ohutust tagavaid meetmeid kasutusele võtta. Et dünaamilist riskianalüüsi loomulikult töökeskkonna spetsialistid võivad ise teha, aga et selle idee on ka see, et ta on piisavalt lihtne, et töötaja oskab ka vajadusel ise selle riskianalüüsi kas oma peas, paberil, digitaalselt läbi teha ja selle alusel võtta vastu otsus, kas ma saan tööd jätkata, kas ma jätkan tööd või ma siis lahkun töökohalt, jätan pooleli, võtan mingid meetmed kasutusele. Et selle peamine eesmärk ongi aidata töötajal otsusele jõuda, et kas tööd on võimalik ohutult teha või ei ole võimalik ohutult teha. Ja kellele see siis mõeldud on? Et eelkõige loomulikult neid variante on nagu palju, et ärge jääge kindlasti kinni sellesse slaidi, aga ma tõin välja siis 3 sellist põhilisemat sihtgruppi, kes võiksid mõelda dünaamilise riskianalüüsi peale. Ja esimene on kindlasti töötajad, kes töötavad üksi ehk siis need, kellel ei ole kolleegi ümber, kellel on noh, kas on muutuvad töökeskkonnad või mitte, aga et keegi, kes siis peab oma otsused kogu aeg ise vastu võtma ja kellel ei ole võib-olla nii-öelda järelevalvet, kes ei tööta kindlate masinatega, vaid et ongi, et tema nii-öelda töö iseloom on muutunud või muutub pidevalt. Ja noh, te näete, et ongi järgmine punkt on töötajad, kes töötavad objektidel või siis protsessidega, kus on kõrged riskid. Ja viimane on siis töötajad, kes töötavad muutuvas keskkonnas, et noh, see esimene, viimane lähevad ka kokku. Et kui me nüüd mõtleme, et kes need siis on, noh näiteks koristajad, kes käivad erinevatel objektidel koristamas, näiteks koristusettevõtted. Kindlasti ehitusettevõtted, et töötajad, kes liiguvad jällegi erinevatel objektidel ja isegi ma arvan, et ehitusobjektid on selle koha pealt ka nagu hea näide, et nende riskid muutuvad isegi päevades, et homme nad juba tulevad uude nii-öelda olukorda, uude keskkonda. Nemad peaksid põhimõtteliselt kogu aeg tegema siis seda dünaamilist riskianalüüsi. Siis noh, igasugused noh, kasvõi näiteks korravalvet läbi viivad töötajad, et kas on politsei, turvateenused, siis noh, mis siin veel võib, et noh, mul on üks näide, tuleb koduvisiitide kohta, kes peavad tegema, et ühesõnaga need, kellel midagi pidevalt muutub, aga samamoodi ei pea nagu mõtlema nüüd või väga sellesse kinni jääma, et kogu aeg justkui midagi muutub. Meil kogu aeg töökeskkonnas midagi muutub, et kui sa oled ka tavapärane nii-öelda tootmisettevõtte töökeskkonna spetsialist, siis ka seal pidevalt midagi muutub. Kas tulevad uued seadmed, kas tuleb uus ametikoht näiteks, et siis tegelikult samamoodi dünaamilise riskianalüüsiga on võimalik hinnata, et kuidas need riskid siis töötajat mõjutavad. Nii. Ja nüüd on küsimus, et aga millal seda teha siis, et millal seda dünaamilist riskianalüüsi teha, et päris iga päev ju ei taha paberi ja pliiatsiga ringi käia. Aga et eks ta ongi seal, siin ei olegi öeldud täpselt, et millal seda teha tuleks, aga et noh, siuksed nii-öelda mingisuguse raamistiku saab anda. Et üks on see, et iga kord, kui töötaja töökeskkond või tööolud muutuvad, et ongi, et kui töötaja ongi iga päev uues töökeskkonnas, siis loomulikult ka tuleks dünaamiline riskianalüüs läbi viia. Samamoodi, kui on uued töövahendid, uued masinad tulevad kasutusele, et siis on vaja teha dünaamiline riskianalüüs. Kui hakatakse mingit uut tööprotsessi läbi viima, jällegi vajalik dünaamiline riskianalüüs või kui on ilmnenud uued ohud või kui on juhtunud tööõnnetus, et tööõnnetuse uurimiseks on see ka suurepärane
nii-öelda protsess, mida läbi viia, et edaspidi taolisi õnnetusi siis vältida. Ja loomulikult oleks hea, kui pigem te reageeriksite nendele ohtlikele olukordadele ja ohtlike olukordade põhjal teete või ütleme, ohtliku olukorra tagajärjel te teete dünaamilise riskianalüüsi, et seda potentsiaalset tööõnnetust ära hoida. Aga noh, alati see ei ole võimalik ja võib-olla alustame nii-öelda rahulikult, on ju. Jah, et ühesõnaga, et siin on need erinevad olukorrad, millal seda teha, aga jällegi mõelge sellele eesmärgile alati, et noh, et eesmärk on see, et me üritame erinevaid ohtlikke olukordi ennetada, nii et neid olukordi, kus seda dünaamilist riskianalüüsi vaja oleks, neid võib veel rohkem olla. Ja mõte ongi ka selles, et kui me rääkisime, et klassikaline riskianalüüs on siin all, on ju, ja tulevad siis dünaamilised riskianalüüsid peale, et mõningatel juhtudel on vaja klassikalist riskianalüüsi ka muuta just tänu sellele, et seal dünaamilises riskianalüüsis tuleb välja, et meil on näiteks meil on uued seadmed, meil on uued olukorrad, mida siis klassikalises nii-öelda veel ei ole. Ja noh, selles mõttes noh, ma natuke võib-olla selles mõttes lisan ka oma nagu tõlgendus sinna dünaamilisele riskianalüüsile juurde, et noh, lihtsalt juba selleks, et kuidas seda paremini rakendada, mis olukordades seda paremini rakendada, et siis ma tegelikult alati mõtlen ka seda, et see dünaamiline riskianalüüs mingis mõttes on nagu tööõnnetuste ja ohuolukordade juurpõhjuste nii-öelda leidmine. Et kui me teeme selle dünaamilise riskianalüüsi läbi, siis me tegelikult analüüsime selle olukorra läbi ja me saame aru, et mida me täpselt tegema peame või kust see mure tekkis, et selline olukord või selline tööõnnetus siis nii-öelda juhtuda sai. Et ta natuke läheb nagu sinna valdkonda ka, kui niimoodi hästi laialt seda siis võtta. Nii, aga lähme edasi. Ja kuidas see protsess siis täpsemalt välja näeb, et tegelikult ongi, et siin ei ole mitte midagi nagu keerulist, et kui te nagu seda protsessi vaatate, siis see näeb nagu tavaline riskianalüüs välja ja ta kohati tegelikult ongi nagu tavaline riskianalüüs. Et kui te panete siia nii-öelda jah, et kui te nagu vaatate seda protsessi, siis ongi, et kõigepealt me identifitseerime riskid, siis me vaatame, kes on ohustatud. Jällegi jällegi siin kohapeal võib-olla julgustangi, et ärge jääge mõtlema ainult oma töötajaskonna peale, vaid mõelge rohkem selle peale, et võib-olla siin on ka külalised, võib-olla siin on ka alltöövõtjad, kelle peale peab mõtlema. Et ongi, et kõigepealt võtame riskid, siis mõtleme natuke laiemalt, kes siin on ohustatud. Hindame riski suurust ja otsustame siis, milliseid meetmeid kasutusele võtta. Riski suuruse hindamiseks loomulikult siin ma nüüd ei pea silmas, et me hakkame Briti standardi maatriksit võtma, vaid pigem see on rohkem selline loomingulisem, et loomulikult, kui me kasutame maatriksit, on muidugi väga palju selgem, aga siin võib lihtsalt ka ise selle metoodika peale või metoodika nii-öelda välja mõelda, et näiteks meil ongi 3 astet, meil on madal, meil on keskmine ja meil on kõrge ja inimene, kes seda nii-öelda protsessi läbi viib, peab siis otsustama, et kas see on madal, keskmine või kõrge just tänu sellele, et ta teab, mida siis edasi teha. Aga et igal juhul järgmine samm on kindlasti, et need siis risk või ütleme siis kogu see protsess võiks ka siis olla kirjalikult fikseeritud ja kas ta on siis nagu kirjalikult paberil fikseeritud või ta on digitaalselt, eks see on muidugi teie enda otsustada. Mina ise arvan, et meil on tegelikult väga palju töövahendeid maailmas olemas, kuidas seda digitaalselt teha, aga see võib olla ka täitsa tavaline Excel, mida saab kasutada ja loomulikult, kui me räägime paberist, siis ise olen näinud ühte, see on küll inglisekeelne versioon, oligi selline nagu väike taskumärkmik, kus oli põhimõtteliselt peal või oligi selline väike ankeet, kus siis inimene sai siis kirjeldada, mis siis juhtus või ütleme, mis olukord on ja selle põhjal siis võttis kasutusele meetmed, mis ta siis samamoodi kirjutas ja iga päeva lõpus siis töökeskkonna spetsialistile rebis selle nii-öelda lehekese välja ja andis tema kätte siis nii-öelda, et siis spetsialist sai siis nii-öelda analüüsida, mis siis päeva jooksul nii-öelda, millega siis töötajad nii-öelda kokku puutusid. Aga igal juhul jah, et see võiks olla kirjalikult fikseeritud eelkõige sellepärast ka, et jällegi, et kui kunagi tuleb mingisugune suurem vaidlus või me üldse hakkame statistikat tegema, siis me saame aru, et tegelikult kus need
kus need siis peamised nii-öelda murekohad siis tavaliselt on. Ja loomulikult ongi, et tuleb üle vaadata alati riskianalüüsid, kui me neid riskianalüüse teeme, siis mingi aja jooksul tuleb need alati üle vaadata ja vajadusel ka uuendada. Et kui midagi uut, siis võib-olla vahepeal selgub või näiteks ongi samal ajal või samas kohas on pidevalt, kas on sarnased või natukene erinevad siis nii-öelda need olukorrad. Ja noh, võib-olla ongi hästi oluline siin ka välja tuua, et mis vahe on siis sellel klassikalisel ja dünaamilisel riskianalüüsil, et nad on hästi nagu sarnased, eriti kui sa nagu seletad ka, siis tundub nagu, et noh, see ongi ju põhimõtteliselt peaaegu et sama asi. Et siis siin on lihtsalt slaid, mis natukene toob välja selle erinevuse ja üks on siis, et kui klassikaline riskianalüüs on rohkem ennustamine, siis dünaamiline riskianalüüs on siis rohkem hindamine konkreetseid olusid silmas pidades, on ju. Et kui me teeme klassikalist riskianalüüsi, me hästi pikalt mõtleme ette, mis tegelikult meil nagu justkui eluea jooksul juhtuda võib, on ju, kui suur on see tõenäosus, et keegi sealt kuskilt alla võib kukkuda. Et dünaamiline riskianalüüs on siis see, et ma olen täna siin selles olukorras, ma näen, et mind noh, et ma ei tea, et midagi on juba ebastabiilne, siis ma teen selle riskianalüüsi, et otsustada, kas see ebastabiilsus võib mind ohustada või ei ohusta mind, kas ma võin jätkata tööd või ma ei või jätkata tööd. Siis noh, ongi, et klassikaline riskianalüüs hõlmab siis kogu organisatsiooni ja dünaamiline riskianalüüs üldjuhul tehakse siis mingile konkreetsele seadmele, konkreetsele tööprotsessile või siis konkreetsele intsidendile. Siis klassikaline riskianalüüs on eelkõige vajalik selleks, et hakata looma baasdokumente ja näiteks ka ohutusjuhendeid, siis tegelikult dünaamiline riskianalüüs on mõeldud selleks, et olemasolevaid meetmeid, juhiseid, et neid vajadusel siis uuendada ja hinnata, et kas need on nii-öelda piisavad. Ja klassikalisel riskianalüüsil on siis konkreetne hindamismetoodika, mitte et see oleks nii-öelda ette öeldud, et just seda metoodikat tuleb kasutada, aga et mis iganes metoodikat te kasutate, aga teil on mingi konkreetne metoodika, mille alusel te hindate nii-öelda riskitasemeid, siis dünaamiline riskianalüüs ei vaja tegelikult erilist metoodikat. Inimene peab ise suutma hinnata lihtsalt, et kas tal on oht nii-öelda elule, tervisele või tal ei ole ohtu elule ja tervisele. Aga jällegi keegi ei keela mingi valgusfoorisüsteemi või midagi sellist välja mõelda. Et siin on ka jällegi, et alati ma olen ka rääkinud, et töötervis ja tööohutus on väga loominguline, et sellele saab väga loominguliselt nii-öelda läheneda. Nii, aga siin ongi üks näide ka dünaamilisest riskianalüüsist siis, et ja ma tõin siis näiteks koduvisiitide kohta siis, et kuidas seda dünaamilist riskianalüüsi saab siis kasutada koduvisiitide tegemisel. Et kui siis me räägimegi esiteks, et meil on olemas üldriskianalüüs, kus on tegelikult märgitud, et on koduvisiitide tegemisel on võimalik vägivallaoht. Noh, teemegi siis toome natukene värvi sellesse näitesse rohkem juurde, et tegemist on siis näiteks sotsiaaltöötajaga, kes siis peab käima teatud näiteks perekondi siis nii-öelda üle vaatamas, kontrollimas või abivajajaid siis abistamas. Et siis tema lihtsalt puutub kokku võib-olla inimestega, kes võivad olla siis näiteks mõne siis kas alkoholi või muude ainete siis liigtarbijad või siis ongi ka näiteks vaimsete probleemidega. Ja noh, näite jätkuks siis ongi, et töötaja jõuab koduvisiidile ning saab aru, et tegemist on inimesega, kes on ilmselgelt kas alkoholi või muu aine mõju all ehk siis käitub veidralt. Ja dünaamiline riskianalüüs siis kujutab endast siis nüüd järgnevat, et inimene, kes seal kohapeal on, kes avastab, et see, kes iganes, kelle juurde ma pean minema, ei käitu väga adekvaatselt, siis dünaamilise riskianalüüsi juurde kuulub järgmine küsimus. Näiteks, et see inimene on olnud enne vägivaldne. Kas minu kohalolek praegusel hetkel võib seda olukorda eskaleerida? Kas mul on millega ennast kaitsta ja kas teisel poolel on midagi, millega ta võib mind vigastada? Ja kas lisaks minul on keegi veel ohus? Ja ühesõnaga, et kui ta nagu nüüd käib need küsimused läbi, siis selle põhjal ta peaks olema võimeline otsustama, et kas ta jätkab siin
või ta siis jätab selle visiidi katki, läheb siis töö juurde tagasi, raporteerib või mis iganes on siis ette nähtud. Ehk siis see on põhimõtteliselt see dünaamiline riskianalüüs ja nüüd ongi see, et see on nüüd olukord, mis tuleb ka fikseerida, et see oleks teada, et näiteks kui me hakkamegi kunagi tegema mingisugust analüüsi kord aastas, et me näeme, et milliste olukordadega meie töötajad on pidanud silmitsi seisma. Nii, ja nüüd ongi, et aga millist kasu me siis sellest dünaamilisest riskianalüüsist saame, et tegemist on ühe järjekordse protsessiga, nagu meil töökeskkonna spetsialistidel vähe tegemist oleks, et aga et miks me tahaksime just sellist lähenemist. Et dünaamiline riskianalüüs on pigem proaktiivne, ehk siis see tähendab seda, et me üritame nendest ohtlikest olukordadest õppida ja neid ennetada, et nad ei eskaleeruks. Siis kindlasti dünaamiline riskianalüüs annab enesekindlust riskide adekvaatsel hindamisel, et me õpime järjest paremini neid riske tundma ja õpime neid riske ennetama. Ja muidugi, kui me tegelikult teeme pidevalt seda siis seda analüüsi oma peas läbi, siis me teame või me anname iseendale ka rohkem turvatunnet, et meie töö on hästi tehtud, või mitte hästi tehtud niikuinii, aga et meie töö on selles mõttes on turvaline, et me teame, et me oleme enda ümber kõik teinud selleks, et oma tööd siis turvaliselt teha, et oleks väiksem võimalus tööõnnetusteks ja ohtlikeks olukordadeks. Ehk siis tegemist on põhimõtteliselt ennetamisega ja hästi palju me siin keskendumegi just sellele, et meil on ohtlikud olukorrad, mida me siis üritame vältida või siis edaspidi siis vältida. Nii, ja see ongi siis tegelikult sellest dünaamilisest riskianalüüsist. Loomulikult sellest võib pikalt veel rääkida ja tegelikult kindlasti meil on plaanis ka üks pikem loeng selle kohta teha, et natuke rohkem statistikat, natuke rohkem sisu, aga et võib-olla siinkohal ma tegelikult hea meelega ka näitan siis, et kuidas me Vitsas oleme selle olukorra lahendanud. Et kuna jah, mina ise olen selles mõttes väga suur dünaamilise riskianalüüsi fänn selle koha pealt, siis mida me Vitsas tegime, on see, et me lõime põhimõtteliselt riskianalüüsi mooduli, mis tegelikult toetab seda dünaamilist riskianalüüsi ka. Ja kuidas ta seda teeb, siis eelkõige ma tegelikult tõin teile 2 näidet välja, et kõigepealt, kui me vaatame seda riskianalüüsi funktsionaalsust üleüldiselt, siis mida siin teha saab, ongi siin saab luua riskianalüüsi või siin saab luua siis saab luua riskianalüüse ehk siis loo riskianalüüs, panete nimetuse, paneme siia mingi näite ja liigute edasi, siis saab hakata valima ohutegureid. Kui ei leia sobiva ohuteguri või kui sisu, mida te valite, ei ole teie jaoks sobiv, saate alati panna muu ohutegur ja kogu info sisse panna nii, nagu teile meeldib. Aga idee on siis selles, et kui te midagi valite või valite ja hakkate täitma, siis tegelikult teil on, süsteem arvutab teile riskitasemed automaatselt vastavalt sellele, mida te tegelikult olete siis siin kestvuses ja tasemes määranud. Saate kirjeldada täpsemalt seda ohutegurit ennast, saate valida, keda ta täpsemalt ohustab ja siin tuuakse automaatselt välja tervisemõjud, mida teil on võimalik muuta ja automaatselt ka riskimaandusmeetmed, mida teil on võimalik valida, aga teil on alati võimalik ka ise riskimaandusmeetmeid valida ja mis siis või lisada, tähendab. Ja ma tegin paar näidet teile ka. Nimelt, kui siin on üks riskianalüüs, et siin on nüüd siis ohtlikku olukorda siis analüüsiv siis nii-öelda see dünaamiline riskianalüüs ja põhimõtteliselt tõin siin välja ühe ohuteguri, näiteks, et antud juhul tegemist oli olukorraga, kus ostujuht ja tõstuk laos siis omavahel peaaegu et põrkusid, et nii-öelda otseselt ei olnud tegemist tööõnnetusega, aga niisuguse kerge vigastuse inimene sai ja mida siis siin hindasime, ongi eelkõige tõstuki liikumist. Me siis tõime välja
ohuteguri, me tõime välja, mis on allikas, me tõime välja, kes oli tol hetkel ohustatud. Me tõime hindasime siis seda tõenäosust ja olukorra tõsidust, kirjeldasime olukorra, et laos kolmandas vahes on piiratud nähtavus tõstukijuhi kiirustamise tulemusena ja ostujuhi tähelepanematuse tõttu ei pannud nad üksteist tähele ning toimus siis väike kokkupõrge. Tõime välja ka tervisemõjud, tõime välja ka ennetavad meetmed ja põhimõtteliselt, mis siis ka automaatselt juhtus, on see, et ennetusmeetmed läksid siis tegelikult otse siis tegevuskavasse, kus siis saab panna vastutaja, määrata tähtaja ja saata siis inimene või saata vastutajale siis täitmiseks. Ja teine võib-olla näide, kiire näide siin on ka see, et näiteks teete niisuguse uue protsessi riskianalüüsi, toote välja, et on uus tootmisliin paigaldatud. Siin ongi siis sain valida erinevad ohutegurid, kirjeldada neid ohutegureid, igasugused kui on riskitase madal, siis ennetusmeetmeid vaja ei ole, aga kui riskitase on kõrge, siis on võimalik valida erinevaid ennetusmeetmeid või lisada neid ise. Ja selle põhjal siis süsteem ongi siis kokku pannud sellise tabeli. See tabel on võimalik ka Excelina alla laadida, aga mis võib-olla veel jällegi oluline, et kõik tegevused lähevad otse tegevuskavasse, kus on siis võimalik nendega edasi toimetada. Et ka dünaamilise riskianalüüsi puhul ongi alati see, et me tahame, et kõik, mis iganes me õppisime ja mida me tahame kasutusele võtta, et me need kõik olukorrad ja tegevused siis kuidagi meelde omale jätaksime või siis üles kirjutaks ja nendega tegeleks. Et siis tegelikult selline digitaalne elektrooniline lähenemine võimaldab siis asjale süsteemselt või sellele olukorrale siis süsteemsemalt läheneda. Et ühesõnaga, et see on nüüd, oli siis niisugune kiire kokkuvõte siis ka selle koha pealt, kuidas siis Vitsas saab seda dünaamilist riskianalüüsi siis teha. Ja loomulikult, mis on ka oluline, on muidugi ka kodukontori riskianalüüsid, mis on endiselt aktuaalsed, et ka seda on võimalik siis läbi Vitsa siis teha. Vot nii, aga siis ega siin selles mõttes rohkem pikalt hetkel rääkida ei olegi. Et küsiksin siis teie käest võib-olla kõigepealt seda, et kas on mingisuguseid küsimusi dünaamilise riskianalüüsi kohta või mingisuguseid kommentaare. Loodan, et kõik, mis ma siin rääkisin, jõudis ikkagi ilusti kohale, et inimesed kuulsid ja nägid. Ja loomulikult meil on plaanis hakata rohkem tegema selliseid kiiremaid sisu webinare, et lihtsalt natuke rääkida sellest, et kuidas siis riskianalüüsile süsteemsemalt läheneda. Mitte ainult tegelikult riskianalüüsi, meil tegelikult mõned teised mõtted ka üldiselt tööprotsessidele, töötervishoiu ja tööohutuse tööprotsessidele natuke efektiivsemalt läheneda, et hakata andma rohkem pigem selliseid väikseid teadmisi juurde ja loomulikult oleme alati valmis natuke põhjalikumalt nendel teemadel rääkima, kui me näeme, et selle kohta ka huvi on. Aga tundub, et hetkel küsimusi ei ole, et igal juhul siis mina sellega täna oma ettekande lõpetan. Loodan, et tekkisid mingid mõtted. Kui tahate täpsemalt midagi küsida, alati võib mulle kirjutada ja ega midagi siis ohutut töötamist ja kohtume juba järgmisel webinaril.